Tere, te vaatate Kaitseliidu juubeliaasta saatesarja 19. saadet. Me tahame selles saates koos kaitseliitlastega minna tähistama Eesti Vabadussõja murdelahingute tähtpäevi. Me käime nendega nii Pajulahingu asukohas Valga lähedal kui ka Põhja-Eestis Harjumaal Kolga mõisas ja Lahemaa rahvuspargis, kus toimus Ekstromi marss. See on üks rahvamatk, kus 3000 registreerunud liiget läksid rajale, et käia läbi taas Soome vabatahtlike võitlustee. Kaitseliit on oma liikmete kaudu Eestis kõikjal. Ta kaitseb kriitilises olukorras riiki ja ühiskondlikku korda, hoiab riigirahvana ka ajaloolist mälu, tähistab olulisi sündmusi, organiseerib tervisespordiüritusi, peab välismaa sõpradega sidet ja kõigest sellest me tahaksimegi teile täna rääkida, kui me vaatame seda, kuidas Kaitseliit tähistab Eesti Vabadussõja murdelahinguid. Ja kui me mõtleme nüüd tagasi ennast sellesse aega, siis see lahing siin 100 aastat tagasi ei olnud ju pelgalt lahing. Paju mõisa, raudtee sõlme või varustusteede tagasisaamise eest. See oli lahing mõttemaailmade ideoloogiate vahel. Meie kahte hõimurahvast, kes molemad austavad rahvavõimu ja demokraatiat, lahutab vaid kitsas Soome laht. Pajulahing, mille mälestust me täna austame, on osa ühisest Soome ja Eesti relvaventluse ajaloost. Kumbki rahvas ei saanud oma vabadust ilma raskuseta, selle nimel oli vaja võidelda. Täna meenutame ja austame nende maletust, kes tõid end ohvriks Eesti vabaduse ja Soome au nimel. Elagu nende mälestus igavesti. Tänane sündmus on ju tegelikult väga suurel määral Kaitseliidu korraldatud. Tegelikult küll, et meil on aastate pikkune kogemus on olemas, et me ei tee seda esimest korda ja neid suuri tähtpäevi, juubeleid on siin ka olnud juba korra, 90, Paju 90. Ja siis ka president käis külas, tolleaegne president. Aga ütleme niimoodi, et ööund on vähe olnud ja eks sellise seremoonia ettevalmistamine on ju tiimitöö, et seda üksinda ei tee. Mitte ainult Kaitseliit, koostööpartnerid samamoodi, et sellest saaks üks tore päev. Hommikust saati varavalgest oleme üleval, need kohad ette valmistada, meeleolu luua ja mitmes kohas üritus läbi viia. Nüüd jätkubki ju Valga jaama hoones natukene pidulikumas võtmes ja see ei ole ainult meie teene, et see ongi koostööpartnerid ja me kõik koos. Et kõik, kes me ühiselt seda asja ajame siin, vallad, Kaitseliit ja eriorganisatsioonid. Major Meelis Kivi on üks Pajulahingu ja Valga vabastamise 100. aastapäeva mälestusürituse pealkorraldajaid. Ta on Valga isamaalise kasvatuse püsiekspositsiooni juhataja. Me oleme oma muuseumiga terves Euroopas ainulaadne selle tõttu, et me seome Eesti kõiki jõustruktuure. Ja need hästi kiired ka üles loetuna, siis Eesti Kaitsevägi, Eesti Kaitseliit, Politsei, Piirivalveamet, Päästeamet ja me oleme tõmmanud sellesse koostöösse ka Läti jõustruktuurid, et 11. aasta läheb päris jõuliselt selles suunas ka edasi. Kuidas võiks lühidalt iseloomustada siis teie koostööd Kaitseliiduga? Ja kuna tänase ürituse esimese päeva poole olin ju isegi Kaitseliidu vormis ja majori auastme tunnustega olen ise Kaitseliiduga väga pikka aega seotud ja Kaitseliiduga ütlen, et on meil täna väga hea koostöö. Et oleme me mingi probleemiga, siis Kaitseliit ei ole kunagi meil ära öelnud ei. Ja püüame ka neid
oma tegevustes kui ka muuseumi väljapanekus toetada, aidata ühise eesmärgi Eesti riigikaitse, kaitsetahte arendamise nimel. 100 aastat tagasi oli Eesti territooriumi põhiosa enamlastest peaaegu tervenisti taas vabastatud. Eesti vabastamisele aitasid nii relvadega, kuid veel rohkem moraalse toetusega kaasa nii Briti laevastik kui ka Soome, Taani ja Rootsi vabatahtlikud. 1918. aasta novembrikuus oli Eestis asutatud küll Kaitseliit, aga kaitseväeüksuste formeerimine ja mobilisatsioon võttis aega. 1919. aasta jaanuarikuu viimastel päevadel toimus Valga külje all ohvrite rohke, kuid võidukas Paju lahing, kus teiste seas hukkus leitnant Julius Kuperjanov, kes oli muide Kaitseliidu Tartumaa üksuste esimene ülem. Vabadussõjas olid ju tegelikult kõik kangelased, aga Julius Kuperjanov ilmselt oli neist üks kangemaid. Julius Kuperjanov oli noor. Meie sõjavägede õnnetuseks alguses seda juhtisid ju niisugused polkovnikud ja juba vananenud ja kartlikud ja nad olid harjunud nagu eemale hoidma, neil puudus initsiatiiv. Nüüd tuli üks 24-aastane mees ja ütles, et mina ei karda, kes kardab, mingu koju. Ja nii ta ütles ka kõigile teistele, näiteks kui Kuperjanov pataljoni astuti, siis ta küsis otse sõdurilt, kas sa kuuli kardad. Ja siis sõdur pidi siis kuidagi õieti vastama, et pääseda siis pataljoni. Ja ütleme, kangelastegude suhtes siis Kuperjanov on kangelastegude suhtes ikka mitmekordne. Tema initsiatiivil vabastati Tartu ja Rõngu koos soomusrongidega koostöös muidugi juba, ka Tartu oli koostöös. Ja liikusid Valga poole ja väga müstiline lahing, mis on üldse lahti rääkimata, oli Verine Kikka lahing, kus 750 punaväelast 250 kuperjanovlase vastu ja võitsid arvake kes kuperjanovlased, kuigi need oli 3 korda vähem. Sellepärast Kuperjanov hetkega mõtles välja kavala võtte, ta lasi maha punaste lippuri, võttis selle lipu, tegi 5-6 ringi ja punased läksid lahinguväljalt minema. Eesti vabadussõjas appi tulnud Soome vabatahtlikke tuletatakse ikka ja alati hea sõnaga meelde. Raskel hetkel suurt moraalset toetust, aga ka relvavenna abistavat õlga pakkunud soomlaste 2 väeosa, Martin Ekströmi pataljon ja kolonel Hans Kalmu Põhjapoegade rügement, kokku circa 3500 mehe seast, nõudis võit vabadussõjas ka lõivu, reaalsete eludega. Paju lahingu 100. aastapäeval tuli oma Eesti vabadussõjas langenud lähisugulast mälestama ka Soome välisministeeriumi ametnik Jouni Mölsä. Hän oli ensimmäisessä hiihtokomppaniassa ja otti osaa tähän Pajun taisteluun ja tämän ensimmäisen taistelupäivän jälkeen seuraavana aamuna hänen hiihtokomppaniansa lähetettiin tiedustelutehtävään ja siellä syntyi sitten yhteydenotto punaisten kanssa, hän kaatui siinä. Kyllä hänen nimensä oli Juho Heikki Remers. Juho oli hänen ensimmäinen nimi ja se nimi on tuolla Valkan kirkon seinässä olevassa taulussa. Häntä kotona kutsuttiin Heikiksi jostain syystä. Hän oli juuri täyttänyt 18 vuotta ja lähti tähän taisteluun luultavasti siitä syystä, että hän ei ollut ottanut osaa meidän omaan itsenäisyystaisteluun vuotta aiemmin. Ja Kiuruvedeltä, mistä hän oli kotoisin noin Keski-Suomesta, niin siellä oli sitten käynyt henkilö puhumassa, että Virossa tarvitaan nyt apua ja vapaaehtoisia. Ja nuorelle miehelle se ajatus oli ilmeisesti siitä syttynyt ja sitten hän yön selkään lähti ja liittyi tähän Pohjanpoikien vapaaehtoisjoukkoon. Mitmed Soome sõjaajalooklubid tulid 26. jaanuaril Kolga mõisa major Martin Ekströmi väeosa kangelaslikku sõjateed meenutama. Joonas Lehikoinen õpib Helsingi ülikoolis eesti keelt, ütleb, et on suur Eesti fänn, aga samas loomulikult ka Soome patrioot. Joonas teadis rääkida, et Eesti vabadussõjas osales Soome vabatahtlike seas ka üks naisvabatahtlik. Ja kahjuks ajaloo tema ära unustanud. Tema nimi oli Aino Mälkönen. Teate, Aino on naise nimi ja Aimo on mehe nimi. Ta läks nimega Aimo Mälkönen Soome vabatahtlike hulka Eesti vabadussõtta ja Narva vallutamise ajal ta sai haavata. Ja seal, ma tea, hospitaalis, seal nad märkasid, et ta ongi naine. No ta tahtis teda nagu
ta sai väga kuulsaks, et inimesed näiteks, kui Tartu vallutati, inimesed kutsusid tema enda koju külla tulema aga ta sai veel hiljem, ma mäleta, lõunarindel ta sai veel haavata ja Soomes ta kahjuks nende haavatuse tõttu suri ära. Et ta suri 25-aastasena, ta on Viiburist isegi pärilt, nagu minu perekond ka. Paljud tänapäeval Eestis elavad soomlased löövad kaasa ka Kaitseliidu tegevuses. Formaalselt välismaalastele võivad nad olla Kaitseliidu toetajaliikmed, kui sageli osalevad nad koos Eesti kaitseliitlastega ka täiesti otseselt Kaitseliidu õppustel ja üritustel. 26. jaanuaril, kui Põhja-Eestis meenutati 100 aasta möödumist vabadussõja murdelahingutest, oli Harjumaal käre külm pakane. Sellest hoolimata registreerus juba traditsiooniliseks muutuvale Ekstrumi marsile ehk Kolga küla, Uuri küla ja Lahemaa rahvuspargi terviseradadel toimuvale talvisele rahvamatkale circa 3000 inimest. Ekstrumi marsiga meenutatakse major Martin Ekströmit, kes vabadussõjas tõi Eestile appi esimese Soome pataljoni. Martin Ekströmi nimi on Eesti vabadussõja ajalukku läinud Valkla pealetungi Haradessandi ja Narva vabastamisega bolševikest 1919. aastal. Matkaradasid sai valida vastavalt eale, treenitusele ja kogemusele. 3 rada, 7 kilomeetrit, 15 kilomeetrit ja 30 kilomeetrit andsid võimaluse liikumisporti harrastada ka väikelastega perekondadele. Paljud olid oma lemmikudki lumisesse metsa kaasa võtnud. Radu läbiti kõndides, joostes ja suusatades. Kuidas rada on? Väga hea, super. Rahva oli raske, aga saab hakkama. Väga mõnus on. Olete küll? Väga äge. Pikk või lühikast rada käite? Pikk 30 ja alla ei ole mõtet tulla. Ekstremi marsist osavõtnute seas kohtasime igal sammul nii oma kui liitlaste sõjaväelasi ning loomulikult ka kaitseliitlasi. Ekstremi marssi organiseerib mittetulundusühing Estlander, mille liikmetest on suur osa kaitseliitlased. Selle matka eesmärk on siis mitte ainult siis läbi talvise looduse mälestada Soome vabatahtlikke, kes siin ka elu andsid meie vabaduse eest, vaid lisaks sellele eelkõige tuua inimesed tugitoolidest välja pakkudes liikumisvõimalusi. Seetõttu olemegi teinud 3 marsruuti erinevatele võimetele, sest et peale sellist jõuluaegset pikka kõhuorjust ei ole Eestis väga palju selliseid avalikke liikumisvõimalusi. Tartu maraton on selline, kuhu väga paljud ei soovi minna, sest ei pea oma ettevalmistust piisavaks. Küll aga siia võivad tulla kõik jalutama kiiremini, aeglasemini, nii kuidas keegi soovib. Tegemist on arvatavalt Euroopa suurima kodanikualgatuse korras korraldatava matkaga ja see kõik tugineb vabale tahtele. Tegemist ei ole tulu teeniva sündmusega, vaid tegemist on ühe sõpruskonna, meie mittetulundusühing Estlanderi inimeste sellise südameasjaga, mida me teeme selleks, et see meile lihtsalt meeldib. Kaitseliitlased on väga paljus kaasatud. Rajal on palju noorkotkaid, kodutütreid, naiskodukaitset, kaitseliitlasi, kaitseväelasi, isegi liitlased, britid on väljas. Teisi ei ole veel praegu märganud, aga eelmisel aastal oli mitmeid liitlasi rajal oma vormides. Soomest külalised on seekord tulnud lausa ratsa hobustel, Soome ratsarügement ja Kaitseliidu inimesed on ka väljas siis koduturvalisuse õpitoaga siin, ehk et Kaitseliiduga on see väga paljugi seotud, kuivõrd paljud meie ühingu liikmed on kaitseliitlased ja kaitseliitlus kui vabatahtlikkuse üks, ma leian, pühamaid vorme Eestis, kestvamaid vorme Eestis on seotud vabadussõjaga kõige lähimalt. Uuri külavanem, tuntud laulja ja meelelahutaja Emil Ruttiku ütles, et Ekstrumi marss on väga populaarseks muutunud ka välismaalaste hulgas. Eesti kohta on 3000 osavõtjat, pööraselt suur arv. Talvel eriti, et inimene talvel välja tuleb, see on juba väga suur saavutus, aga palju aega. Iga suur üritus on niimoodi, et nagu see läbi saab, tegelikult täna õhtul juba istutakse kokku korraks ja juba mõeldakse, kuidas see järgmine aasta saab toimuma. Ehk siis see pannakse juba täna õhtul järgmiseks aastaks. Et tegelikult ükski suur üritus ei toimu kunagi niimoodi, et me 6 aega enne siin istusime, rääkisime juttu ja nii enam-vähem ongi. See on pikk protsess ja muidugi Estlander ja siis Erki ikkagi suure töötegijad, nendele peab alati ütlema, et jõudu, jaksu, sest meie jaoks on väga oluline, et see kõik veel omakorda seotud on Uuri külaga.
mis on kohe siis nagu Kolga mõisa kõrval, et nad on meie jaoks suureks eeskujuks, et kuidas vabatahtlikud saavad toimetada, teha ütleme, suuri sündmusi, suuri ettevõtmisi. Esimene aasta oli nii, et ei olnud eriti palju välismaalasi. Oli paar, ütleme 3, no ütleme saatkonnast tuli. Täna tuli siis saatkonna esindaja lausa avamisele, kus ütles omad sõnad, võeti välja lausa Soome sõjalipp, mis on täitsa erisugune. Nüüd oli, eelmine aasta oli 2-3 väikest salka. Nüüd ma nägin inglasi, bellasi, see oli rootslasi, ja erinevaid koosseise, ma mõtlen sõjaväelisi, aga inimesi on ka mujalt, nii et see on pigem hoogu võtmas ja ma usun, et see kujunebki selliseks Balti ja Põhjamaade ühiseks kokkusaamiseks, kus inimesed saavad üksteisele öelda, see oli aeg, me võitsime ja austagem seda. Tervist, elagu vaprad inimesed. Tervist. Kaitseliidu ülemkindralmajor Meelis Kiili ütles, et ekstremimarsist osavõtt on muutunud tema perekonnas juba traditsiooniliseks. See on minu 4. Ja see on meile nagu põhimõtteliselt nagu pereüritus, aga see on ka hea võimalus olla kolleegidega ja sõpradega koos. Kui tütred on kodus ja saavad osaleda, siis nad on ikka olnud. Või vähemalt püüavad olla, aga praegu oleme abikaasa ja oma koeraga. Kaitseliitlased on sellel ekstremimarsil väga suureks abiks, et kas see on nagu niimoodi Kaitseliidu peastaabi poolt kohe organiseeritud käsukorras või on nad täiesti vabatahtlikud, tulevad lisaks oma Kaitseliidu asjadele tulevad veel appi ka ekstremimarssi organiseerima? Ei, siin ei ole käsukorras midagi. Siin on see, kus meie väärtushinnangud lihtsalt kattuvad. Meie kui organisatsiooni ja selle ürituse Estlanderi poolt korraldatud ürituse väärtushinnangud langevad täiesti kokku. See on see, kus me tegelikult mälestame oma kangelasi. See on see, kui inimesed saavad sportlikud olla. Ja üldse see on käia vaadata ilusat Eestimaad. See on isegi üks meie ülesandeid kohustusi. Edendada sportlikke eluviise, tervislikke eluviise ja mida enamat see siin siis ongi. Mida muud see siin on, kui mitte sportlikud ja eluterved need tegevused. Kui pikka matka te olete praegu juba ära teinud? Praegu poole peal vist alles, eks ole? Ei, veel poole peal ei ole, ma arvan, et see on 1/3. Aga minna on veel 2/3, nii et läheme ikkagi umbes nii vist, jah. Terves kehas terve vaim, ega tegelikult need füüsiliselt tugevad inimesed on ka mentaalselt tugevad inimesed. See on tasakaal, see nii ongi. Naiskodukaitsja Kristlin Kõrgesaar, eraelus Tallinna vangla väljaõppespetsialist, ütles, et ta on enda arvates suur spordifänn ja sportlane, kellele meeldib just meestega mõõtu võtta. Heaks tulemuseks ekstremimarsil peab ta seda, kui ta suudab finišeeruda koos Kaitseliidu ülema kindral Kiiliga. Just täna meenutasin, et ekstremi ma ei mäleta, kas see on nüüd 4. või natuke rohkem, et suht mitu aastat on käidud. Rahvaspordiüritus on juba mitmes ajas, ma arvan. Küll ma ei karda. Täiega äge on. Ma üldse ei saa aru, miks inimesed ei tule siia. Et ilmselt hommikul on jah voodis soe, aga kui sa sealt teki alt juba välja saad ja tuled siia rajale, siis tegelikult on siin ka soe. Et lihtsalt riietus peab olema väga hea. Millises Kaitseliidu rahvamatkas sa järgmisena plaanid osa võtta? Kuperjanovi retk vist tuleb kohe varsti otsa ja siis aprillis tuleb see skautsrännak ilmselt. Et kui siin keegi veel väiksemaid korraldab, Raevald teeb minu teada, et siis ma osalen nendel väikestel ka. Et väike siis minu jaoks on alla 10 kilomeetri. Millise raja sa valisid ja mis pärast? 30, sest et minul juba ei ole enam mõtet tulla väiksemale rajale, ma arvan. Et kui siis ikka täie rauaga. Kaitseliit mitte lihtsalt ei soosi sporti, vaid paneb igal võimalusel ka sellistele spordiüritustele organiseerimisel õla alla. Enamasti pole käsku vaja andagi. Kohalikud kaitseliitlased näevad ise, kuhu on abiväge vaja. Marek Nisumaa on ekstremimarsil võtnud endale saunamehe rolli. Ta on tegelikult mittetulundusühing Estlander üleelamise instruktor, koolitaja ning loomulikult on ta ka kaitseliitlane. Räägi, kuidas on vabatahtlikkuse roll ja kuidas see kõik tänase päevaga seotud on? Seotud on see niivõrd lihtsalt, et juba eile õhtul, reede õhtul 5-6 paiku oli vabatahtlikke siin paarkümmend
kõik sai alguse sellest, et rääkimata siis kohalikest aktivistidest, aga kui me kohale tulime, siis esimese hooga kraamisime mõisat, panime valmis kinosaali, korraldasime üles näitusesaali, nii et tegelikult ettevalmistustöö on kestnud juba vaata et 24 tundi. Mis auto siin taga, mis on sauna point ja mis on hea Leili saladus? Esiteks on meil Ekströmi Marsil on saun esimest korda ja tegu on siis sellise liikuva saunaga, mis on nagu näha ehitatud veoauto kongi ja seda sauna me täna inimestele pakume. Ja hea Leili saladus vast ongi see, et saun peab kogu aeg küdema, aga mitte nüüd liiga hoogselt, vaid niimoodi tasapisi, et ta ei oleks liiga kuum, et ta liiga maha ei jahtuks, aga sellegipoolest on kõik täna saunas käinud inimesed Leili kiitnud ja üldse kiitnud seda, et on sauna võimalus. Seda sauna on saanud nautida riigikaitseõppurid riigikaitselaagris, seda sauna on saanud nautida kaitseliitlased peale väsitavat õppust ja täna siis kogu Ekströmile tulev rahvas saab ka seda sauna oma higise turja leilitamisel proovida. Vanast Nõukogude veoautost Kass 51 ehitatud liikuv saun leidis Ekströmi Marsil matkajate seas ka kasutamist. Vaatasime sisse ja leidsime, no kes ikka oskavad saunamõnudest kõige rohkem lugu pidada. Soome üks legendaarsemaid üleelamisinstruktoreid, piirivalve jääger Veikko Piilinen. Intervjueerida me teda mõistetaval põhjusel ei saanud, meie olime paksudes talvevattides ja seda ei sauna sisse ei ronita. Sauna ust kaua lahti hoida ka ei saanud. Nagu juba öeldud, oli väljas pakast circa 12-13 kraadi. Ekströmi Marss läks aga edasi. Tee äärest sai osta kuuma teed ja sooja pirukaid. Eero, Alex ja noortest kaitseliitlastest sõprade punt tuli Ekströmi Marsile Pärnumaalt ning loomulikult valiti pikk 30-kilomeetrine rada. Palju te käinud olete juba? Pool. Poole olete ära käinud juba, jah? 30 peale. Olete kaitseliitlased või noored tuttav või? Kaitseliitlased. Kaitseliitlased? Pärnumaa Malev? Pärnumaa. Miks te nendele või siia spordiüritusele tulite või? Ma tea, siuksed marsid on ikka alati väga tore kogemus ja saab alati poistega koos olla. Mulle alati meeldivad siuksed asjad. Lisalt sõbrad kambaga? Jah. Abikaasad Jaanus Ots ja Jaana Ots tulid Ekströmi Marsile samuti Pärnumaalt. Jaanus Ots on Kaitseliidu Pärnumaa Maleva Soontagana malevkonna liige. Tema abikaasa Jaana Ots on aga Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna Ülejõe jaoskonna esinaine ja ühtlasi Kaitseliidu Pärnumaa Maleva rannakaitsekompanii vastutav meedik. Te käite hästi palju tihti matkamas. Kus te matkamas käite ja mis pärast te käite? Võib-olla on vanus nõuab seda, võib-olla peaks rohkem liigutama ennast ja tegelikult see pakub ka huvi, me käime hästi palju looduses, me käime ka väljapoole Eestit hästi palju matkamas, Rootsis, Hispaanias, Põhjas ja Eestis siis oleme võimalikult üritanud kõigil nendel rännakutel, mis siin välja on pakutud ja Pärnu Malev alati toetab transpordiga ja me oleme selle lahkesti kasutanud ära seda võimalust ja kutsunud ka teisi üksuse liikmeid kaasa ja oleme alati käinud Kuperjanovi retkel siin juba 3. kord. Pitkaal, siis sügisel käisime ka Tankon Marsil taanlastega, et on huvitav ja tervislik. Kuidas niisugune tervislikud eluviisid aitavad siis parandada riigikaitset? Sõdur peab olema ka heas vormis, ta ei saa olla mingi diivani peal vedelev lohe, ütleme niimoodi, et see parandabki. Ja tervis, see, et sa suudad orienteeruda, palju on tegemist ju ka sellega, et me peame maastikul liikuma, kompassikaardiga, kõik see aitab kaasa. Milline roll on tavaliselt naiskodukaitsel sellistel rahvamatkadel? Tihtilugu naiskodukaitsjad samamoodi ju osalevad nendel matkadel, teevad selle asja läbi, aga paljudes kohtades aidatakse ju ka organiseerida neid matku, Pitka matka, seda sama Kuperjanovi retke, hästi palju naised ka näiteks tagavad toitlustuse ja teevad rajal punkte, seal on ju see punktide tegemine ka rajal, mis teeb selle kõndimise vähe huvitavamaks. Ja meditsiini tagatakse ja Milline on teie nende Eestist rahvamatkadest üks lemmikumaid? Raske öelda, võib-olla Ekström ongi äkki, sellepärast, et siin on palju nagu sellist ajaloolis meelelahutuslikku poolt ka juures, mis teeb asja nagu huvitavaks. Kuperjanov olen käinud 1 korra, seal oli ka hästi põnevad punktid olid.
See, et selline matkamine annab hea tervise, hea enesetunde, on see minu meelest ka selline hästi natuke spirituaalne endasse vaatamise hetk, endaga olemise hetk, enda mõtete korrigeerimise hetk ja selles mõttes mulle sellised asjad hästi meeldivad. Ja kindlasti meie pere, kõik, kes vähegi saavad, käivad alati kaasas, miks mitte seda tehagi pereüritustena, et kogu perega tulla rändama. Ja, soovitan kõigil osaleda, näete loodust, Eesti ilusat loodust ja saate tervisliku elamuse. Sport ja sellest tulenev hea füüsiline vorm tõstab kaitseliitlaste motivatsiooni riigikaitses. Loomulikult me kõik loodame, et mitte kunagi enam ei peaks Eesti rahvas oma riiki kaitsma relvadega. Selleks aga, et 20. sajandi karmid kogemused enam mitte kunagi ei korduks, teadsid juba vanad roomlased parimat rohtu öeldes: si vis pacem, parabellum.